Aga jätkame tänase teemaga ja keskkonnakaitse on huvitav valdkond, kus aeg-ajalt tulevad sisse teatud uued märksõnad. Et ma võiks ka minna tagasi Jan Eilerti juurde ja aastasse 1981, kui maailmas võeti esimest korda kasutusele termin elurikkus. Et see oli IUCN-i tookordne peaassamblee, kus tuldi välja ideega, et elurikkus peab kaitsma. See toimus Uus-Meremaal Christchurchis ja tosin aastat hiljem tuligi meil elurikkuse konventsioon. Ja mõned sõnad, mõned terminid tulevad, et kaduda, mõned tulevad, et jääda. Ja ka järgmine teema on huvitav teema. Tõnis Kaasik, meie pikaajaline toetaja, suur kuju Eesti keskkonnakaitses. Ma pakkus neile välja alguselt, et räägib rohepöördest, roheleppest, aga tegelikult tema tegeleb roheteema ühe osaga. See on ringmajandus, mis on ka kindlasti teema, et tulla, et jääda. Et ei ole enam jäätmeid tulevik ühiskonnas, vaid ühe tööstusharu jäätmed on teise tooraine. Ja kui me praegu mõtleme olümpiamängudele Tokyos, siis ka need samad pronks, hõbe ja kuldmedalid on tehtud ju mobiiltelefonide ümber sulatamise teel. Aga Tõnis, ole hea. Räägi ringmajanduses, sinu vaatevinklis, sinu tegemistes ja kuidas sa näed ka siis tulevikku. Aitäh, nagu öeldud, Tõnis Kaasik. Ma olen looduskaitse lähedal olnud vähemalt sama kaua, kui looduskaitse selts on eksisteerinud. Selle taga 55. Sel aastal, kui looduskaitse selts asutati, astusime Tartu Ülikooli bioloogia geograafia teaduskonda ja teisel kolmandal kursusel spetsialiseerinud looduskaitsele. Nii ma olen siis looduskaitse lähedal olnud need 50 aastat, kui mitte lapsepõlve ja metsavai kodus kasvamist sinna juurde liitisi veel rohkem. Ma hiljuti võtsin selle 50 aastat Eesti ja maailma looduses kokku ühte raamatusse Keskkonnarakkes elu, mida aastavahetusel Keskkonnaministeeriumis esitleti ja kes tahab täpsemalt nendel teemadel kuulda ja näha, siis see raamat on seal letis saadaval. Nüüd sellest, mis teema välja kuulutati, tõepoolest, ega neid Euroopa asju ma nii lähedalt ei jälgi, ei tea. Ma olen viimased 20 aastat tugevalt olnud tööstuses. Aga mitte selles mõttes, et tööstuses, et midagi, nagu räägi, dolomiiditööstus või kaevandus või küll ma olen nagu siin teisest Eesti otsas, kui räägiti mõnistest ja mõniste mõõnastiku kaitsest kirglikult eelmises esinemises, siis minu nagu viimased 20-25 aastat on möödunud Ida-Virumaal, kus kõik see on juba toimunud, mille eest Silver hoiatas. Aga eluks on kõiki vaja. Nii et ringmajandus appelleerib nagu teisele loogikale kui lineaarne majandus. Kui lineaarne majandus toimib põhimõttel tooda, kasuta, hülga, siis ringmajandus toimib ringmajanduse põhimõttel. On isegi termin nagu tööstusökoloogia, ühe tootmisettevõtte tehase jäätmed on teise tooraine. Ja viimased 20 aastat olengi seda teed läinud, olles ringmajanduse lõpp-punktis, selles punktis, kus jäätmest saavad tooted, mis lähevad uuesti ringlusse. See minu ettekannet nagu välja kulus, välja mõeldes seda pealkirja, mina ise ei mõelnud, minu eest mõeldi. Et see on nagu ökometall oli nimetatud, tõepoolest ökometall on Eesti ringmajanduse mõistes suur ettevõte, tasub Ida-Virumaal Sillamäel ja tema töö on ümber töötada siis kogu Põhjamaade ja Baltikumi vanad pliiakud, happeakud, mis lähevad ringlusest välja ja tehase vormiliselt tekkis ettevõtte Ökometall OÜ, tekkis 99. aastal. Sillamäel sai tehas valmis 2004. aastal, selle aasta sügisel tuli esimene plii. See on tehas, kus töötatakse ümber igal aastal 20 000 tonni vanu pliiakusid.
kõik akuakud või autoakud, tööstusakud, ka kõik akud, kus on plii sees, ka need upsid arvutite juures. Et see on meie tooraine ja me toodame 20 000 tonnist akudest 12 000 tonni pliid, ülipuhast pliid ja plii sulameid, mis läheb siis tagasi plii akutööstusele. Kui maailma plii on unikaalne metall maailmas, sest teda võib lõpmatu arv kordi ümber töödelda, ta kvaliteet ei lange. Võta mingi teise ümbertöödetav materjali, kas või paberi, no seal küll on kvaliteetpaber, siis on tualettpaber ja pärast seda pole enam. Ta kaks korda, no äärmine 3 korda raamatupaber, ajalehepaber, tualettpaber, äärmine 3 korda saab ümber töödelda, siis enam pole midagi töödelda. Aga plii on lõpmatu arv, ta kvaliteet ei lange ja nii ta pöörlebki maailma plii toodangust on üle 65% sekundaarne plii, see tähendab, mis on taastoodetud, kasutusse võetud plii ja kaevandustest tuleb mingisugune 35-40%. Maailma plii ei ole kõige puhtam metall, teda surutakse välja kõikvõimalikest valdkondadest ja praktiliselt ongi jäänud ainult aku tootmine, umbes 85% maailma pliist läheb pliiaku tööstusele. Liitiumakud, nikkel-kaadiumakud, need moodustavad praegust väga väikese osa. Võt need samad üliohtlikud pliiakud enne Sillamäe selle tehase ehitamist sattusid kõige imelikumatesse kohtadesse. Selle ajal muidugi maailma plii hind oli madal, neid ei tasunud eriti kokku korjata. Neid maeti siis pinnasesse ja prügimägedele ja kõikvõimalikesse kohtadesse. Ainukene Põhja-Euroopa pliiakud ümbertöötamistehas oli Rootsi lõunatipus Landskronas, kes siis müduskond viidi sinna, aga plii hind ei võimaldanud kaugemalt kui 600 kilomeetrit oli maksimumdistants, millelt tasus akusid kokku vedada, et nulli jõuda, nii see nagu kiratses. Me muidugi olime õnnega koos, et me oma tehasega tulime turule just sel hetkel, kui maailma plii hind hakkas üles minema. Varem olid eksisteerinud põhiliselt suured, kogu maailmas siiamaani hiigelsuured akud ümbertöötamistehased võimsusega umbes 200 000 tonni, 10 meie tehast. Ja kui me läksime Itaalia tol hetkel maailma parima tehnoloogia oma juurde, et me tahame ehitada väikest tehast, projektvõimsus oli 15 000, me ületame projektvõimsust pidevalt nüüd. See meie üle hakati naerma, nii väikene tehas ei saa ennast ära tasuda. Aga meil ei olnud suuremad, me oli väikene Eesti, väikene Baltikum, ütleme siis ka väikene Põhjamaad. Me ei saa 200 000 tonnist pliitehast endale lubada. Aga ütlen veel kord, et õnn oli meie poolel, hind hakkas üles minema ja pärast meid kutsuti baby plant, beebitehas. Pärast seda hakati selliseid beebitehaseid ehitama üle maailma, selles mõttes me olime unikaalses olukorras. Ja nüüd ongi siis see ökometall, räägin, et küll raha ei ole oluline, muidugi ole oluline, aga ökometall teada hästi. See võimaldas meil laiendada ka seda sama keskkonnakaitsele suunatud ringmajandust veel ka teistesse valdkondadesse. Siiski see pliiakud ümbertöötamine üks pisikene valdkond, kuigi ta on kasumlik. Tema on tooraine, ei ole mitte, ei pea riik peale ega maksumaksja peale maksma, tast lahti saada. Ta on ise tasuv, me ostame turuhinnaga pliiakusid kui toorainet. Aga siiski mõte oli liikus edasi, tunnetades oma tausta natuke missiooni ja kohustust, et millegi sarnase keskkonnasõbraliku asjaga tegelda, siis otsustasin, et laiendame seda ühelt ettevõttelt kontserniks. Ja järgmise kontserni ettevõtteks ostsime ära Kiiul, Kuusalu lähed Harjumaal asuva elektroonika ümbertöötamise tehase. See oli juba eksisteerinud palju aastaid, aga mitte väga edukalt. Tema põhitegevuseks oli elektroonika, elektriseadmete ümbertöötamine. Kõik
masinad, seadmed, nii kodu kui tööstuslikul, mille küljes oli juhe või mille sees oli patarei. See oli elektroonika elektri toode või jääde sel juhul, kui ta oli välja langenud. Ja selle praegust Eesti suurim tehas asub Kiiul, kuhu kõik kokku tuleb, välja arvatud külmkapid. Külmkappe me nagu ei ole oma nomenklatuuri võtnud, seal on oma spetsiifika ja me seda tehnoloogiat ei ole omandanud. Ja nii, et meie kõik need, kus on televiisorite väljavahetamise buum, kõik need monitorid, need tulevad meile laseseadmetega, lõikame ta lahti, pliiklaasi eraldame mitte pliiklaasist ja töötleme siis kuni lõpuni. Et see on nagu selle tekkinud kontserni teine ettevõtte. Hiljem sinna kõrvale teadsime ka vanade plastijäätmete ümbertöötamise liini. Need on praegu 2 sellist liini, üks on ökometallis, mis teeb ümber mitte üksi pliiakud selle metalli poole, vaid teeb ümber ka need plastkastid, tees toodetes uued kastid, ta läheb graanulitena tagasi akukasti tööstusele, siis Kiiul tekkiv tehas töötab ainult või liin töötab ainult plaste ümber ja saadab neid laiali. No me oleme üks paljudest liinidest, me ei saa teha kõiki, see plasti uputus tohutu, ongi tohutu, plast on 100 liiki ja kõik baseerub sellele, et ei ole võimalik kõiki neid plaste segamini koguda ja kuskil võib granuleerida ja palju vaevana energiat kulutada, aga lõpus on ikkagi see efekt, garbage in, garbage out, tämps ja see, mis tuleb, ei kõlba mitte kuskile tootmiseks. Et esimene plastide ümbertöötamise asjas esimene on sorteerimine. Tuleb sorteerida vähemalt 90-95% täpsusega need plastid ja siis saab need ümber granuleerida. Et meil Sillamäe toimub ainult polüpropüleeni ümbertöötamine ja oleme ka Kiiul spetsialiseerinud teatud toodet ja siis saab kvaliteetne, siis saab hinda küsida, siis on see ettevõtlus jätkusuutlik. Ja 3. kontsernitehas on Hööle, kõige uuem Raplamaal. Tema ei ole nüüd päris ringmajandusettevõte, see on ringmajanduse elemente, tema toodab mikrotorusid, see on umbes sõrmejämedused torud, kuhu sisse puhutakse kuni 3 kilomeetrit kodanakanna katkemata, saab sisse puhuda valguskaabli. Ja need pannakse siis kimpudesse kuni 12 niisugust peenikest toru kimbusse, pannakse maa sisse ja siis ilma lahti kaevamata saab siis seal kaableid juurde lisada, asendada, selles mõttes on ta väga tänuväärne. Kuidas ta kontserni ja ringmajandusse puutub, osalt tehakse neid, mitte kõik tooted. Neil on väga ranged nõuded, nad maa sees peaksid olema igavesti püsivad, et seal tooted ei nõustu sekundaarse toorme kasutamisega, aga on üksikud tooted, üksikud valdkonnad, näiteks maasoojus, torud, millega maasoojuspumpades pannakse, et need on siis tulevad sekundaarsest toormest, mida me ise toodame Kiiul, saadame Raplamaale toru tehasesse. Sellisena oleme meie nagu kontserni nimi on Net Systems Group, meie oleme siis selle on 3 tehasega hetkel, ma usun, et ringmajanduse liider jutleme tööstuslikus mõttes. Meie juures jäätmed lõppevad olemast, mis siis on lootusetu, see läheb prügimäele, aga ütleme siis 85-90% ringis muutub ta uueks toormeks. Et kui mina alustasin oma looduskaitse tegevust Aegade metsamaad ja looduskaitse inspektorina, salakütte, röövpüüdjaid, muidu baasid tagaajades, siis elu on viinud mind siis sinna tootmisse teise otsa. Mõnes mõttes ma nagu vaatan peeglisse, mõtlen, et kuidas see keskkonnakaitse saab olla nii mitmekülgne, teha täiesti erinevaid asju, aga ikkagi teenida ühte Jumalat. Aitäh! Aitäh, Tõnis! On küsimusi? Et jah, ole hea. Kuna Tõnis Kaasik on tegelenud ka Sillamäe jäätmevõrguga,
no tervis peaks olema hoidlal hea ja peaks olema inimestel hea, sest see hoidla on nüüd isoleeritud kuni 13 meetri paksuse erinevate ainete kihiga ja sealt põhiline oht oli see gammakiirgus, aga gammakiirguse püüab kinni juba umbes 1 meetri materjaliga. Ülejäänud oli selleks, et sinna sisse ei satuks lämmastikku. Sillamäe jäätmehoidla saatis Läänemerde nii palju lämmastikku kui kogu Tallinna linn. See oli põhiprobleem. Ja selleks oli vaja igasuguseid savikihte ja asju panna, mitte selle uraani ja radooni pärast, vaid just nimelt selle lämmastiku sisse ei saanud vett, ei tohtinud tulla ei ülevalt, ei külgedelt ja kõik tuli ta katta siis kompaktse savikihiga. 50 hektarit kaeti 40 sentimeetri paksuse kompaktse savikihiga, aga et savikiht vastapeaks oli talle vaja peale panna pool et külmakaitsekihti. Ja et muidu kasvama hakkaks, natuke oli vaja mulda peale panna. Ja nii, et ja seda savi pinda mööda vesi voolama hakkaks sealt ära, et ta ei koguneks, vaid läheks selle kumedalt pealt maha. Selleks oli sinna vaja ka teha veel üks kiht, et ta oli nagu mitmekihiline pirukas. Ja tehti klaasseintega kaev kogu selle piruka kihtidest läbi ja nüüd siis regulaarselt monitooris järgitakse, kas ta kõik hästi töötab. Ja ta töötab hästi praegust ja garantii on antud talle ei rohkem või vähem kui 1000 aastaks. Kõlab nagu naljakas inimese eluea kõrval, aga selline on teooria, et kasutada sai ainult materjale, mis on tõestanud 1000 aastat. See tähendab ei plast, ei metalle, sest 1000 aastat on ainult Jumala loodud materjal eksisteerinud, et on looduslike materjalidega kogu see töö tehtud. Aitäh! Kas sa selle uue ringmajandusstrateegia koostamisega osalesid? See on üks küsimus ja teine küsimus, et mis valdkonda ringmajandusse sa veel investeeriksid Eestis? No ma natukene olin ja seal võtsin sõna, aga mitte väga aktiivselt. No ei saa väga aktiivselt mitmes vallas olla, ma olen keskendunud ikka selle tootmisele ja majandusele praegust. Aga ma olen kursis selle Euroopa Liidu ringmajanduse tegevuskavaga ja selle Eesti tegevuskavaga, mis sinna peale suunati. See on üksjagu niisugune teoreetiline, ma tunnen rohkem, et mu pea ja maju töötab nagu väga sihipäraselt. Et sellega, mida teha, keskkonna heaks, aga mis oleks ka ise tasuv, et sa ei peaks nagu arvestama siis maksumaksja raha, keegi peaks sulle peale maksma. Sellega toime tulema, need asjad, millega ise toime ei tulda, kus peale maksmise, need tavaliselt mind ei huvita. Ja see on ka vastus natukene Kalevi küsimusele, et ma olen valmis investeerima küll ja kontserni laiendama, aga seal mingis konkreetses valdkonnas, mis tegevus on jätkusuutlik ja millel on majanduslik mõte. Küsimus, et kui palju ja millist energiat te tarbite ja kui palju vett tarbite ja mis te sellega teete ja kust te selle saab? Eks me ikkagi tootmised on kallid ja liinid töötavad 24/4 ega 24/7. Et ega siin pääsu ei ole elektrit. Me hiljuti tegime suure kava, et kõik oma ettevõtted osaliselt viia üle päikese energiaga, aga seal tekkis igasuguseid probleeme, komplikatsioone ja ka vastuseisu suurtootjate poolt. Et praegust praktiliselt nullenergiaga töötab ainult Kiiul asuv Veerex elektroonikajäätmete ümbertöötamise tehas. Muus osas, nagu me nullenergiaga ei tööta. Kus me vett võtame, ega Veerekis jällegi vesi on ringluses, ainult see, mis puhastame seda ringlusse aega, et mingisugused kaod on, et see on nagu tühine kogus. Ega akutööstuses ka veetarbimine ei ole põhiprobleem. Meil on, mõnes mõttes on happeline vesi tänu sellele elektrolüüsile. Appele, mis akus sees on, et neid läheb mööda hiige suur kogus Silmeti tehase jahutusvett, mis on merevesi. Ja siis me sinna merevette laseme siis selle sisse, see on sulfaadid, soolad, mis ei ole loodusele ohtlikud, no meres on hästi palju ja mida isegi seetõttu seadusandlikult pole reguleeritud tema kontsentratsioon. Aga lihtsalt, et mingi lahjendusaste peab olema, et ta rannas ei hakkaks võib-olla mõju avaldama. Tahtsime ka Saka mõisa, see on üks ettevõte samuti, tahtsime Saka mõisa viia üle päikese energiale,
aga no siin on jällegi Kalevi lemmikteema maast. Me oleks sellega ära rikkunud Saka pargi ja selle pankranniku serva nende koledate, tegelikult koledate, maastikus koledate nende paneelidega, nii et me isegi projekteerisime ära, aga väljaehitamise hetkel ma tundsin, et mulle tuli mõistus pähe ja lõpetasin selle maastiku rikkumise nende päikesepatareidega Saka mõisa pargis. Tõnis, sa oled juba tudengina olnud Eesti Looduskaitse juures ja oli ka aeg, kus me ametnikena istusime ühe laua ümber ja üritasime Eestile paremat ja parimat tulevikku luua. Aga aitäh sulle selle eest. Aga küsimus on, kas oled metsaomanik? Esimene küsimus. Ja teine küsimus, et kas sa oled enda jaoks juba selgeks mõelnud, mis meil metsanduses ikkagi on toimunud ja toimub? Ja mul on metsa, mitte eriti palju koos Veereki tehase maal, aga ostsin ka ühe väikse metsasalu, mis jäi sisse. See on noor mets, ma raiuda ei taha ja tegelikult ta on võib-olla 0,5 hektarit. Et mul suurt metsa ei ole. Mis ma arvan Eesti metsast? Ma üldjuhul vältin sel teemal sõna võtta oma tausta tõttu, et ma ei ole tahtnud pooli valida, ma natuke mõistan ühte, natuke mõistan teist. Hiljuti toimus Saka mõisas Eesti erametsaomanike liidu suur kokkutulek ja seal ka mult väga palju küsiti, aga ma ka nagu keerutasin ja ei taha seisukohta öelda. Mõnes mõttes ma olen nõus, et see raie minu jaoks võib-olla probleem ongi selle raie kvaliteedis, mida raiutakse. Võib-olla see kogus ei olegi niimoodi ja seda raamatut kirjutades ma käisin seal kuni 90 aastast peale, raie kogused läbi, nad on kasvanud, aga teab mis, aga kõige hullem, et raied on kasvanud kõige kvaliteetsema ja kõige kergemini kättesaadavates piirkondades ja seda on valus vaadata ja ilmselt see on ka vale. Aitäh! Ta toodab 20 aastat ka energiat, milleks ehitatakse, aga mingil hetkel muidugi ta nagu lakkab olemas toode, mis ta edasi saab, aga ta on niivõrd uus asi. Ma ei tea, ma ei ole uurinud, kui palju ta maailmas uus on, aga meie piirkonnas on uus, nende eluiga on kuskil 20-25 aastat. Ma usun tehnika ja tehnoloogia arengusse ja usun, et sel hetkel, kui päiksepatarid hakkavad massiliselt ringlust välja minema, selleks ajaks on olemas ka tehnoloogia. Sama nagu minu valdkond on akud, sama küsimus on liitiumakudega. Tegelikult liitiumakude, mida massiliselt kasutatakse praegust, liitiumakude ümbertöötamises kommertstehnoloogiat praegust ei ole. Kõik tehased töötavad ja toodetakse, neid liitiumakusid loetakse, et need on hübriidide ja ka lennukites ja rongides ja kõigis asjades, mis on nagu kallid, see liitium palju kallim, aga siis neid seal massiliselt kasutatakse. Praegust on esimesed katsetehased, nad läks Belgias käiku, katsedes toodetakse, inimmõistus on võimeline välja mõtlema ka selle tehnoloogia, millega päiksepatareid ümber töödeldakse. Veel kord suur tänu!